Intercars on kohe kindlasti juhtivaid autode tagavarusade hulgi müüjaid Eestis. Nende nomenklatuur on lai ja mitmekesine. Selleks, et näiteks nende kliendid, kelledeks autoremondi ettevõtete esindajad suudaks kõige kursis olla, tuleb uuendustest pidevalt teavitada. Selleks liikus mööda Eestit ringi Showcar. Tegu on siis mobiilse koolituskeskusega, omanäoline uhke auto, mille siis Haagis on kohandatud konverentsiruumiks, kus me saame siis klientidele läbi viia tehnilisi koolitusi. Oleme kutsunud siia esindajad erinevalt tuntud Euroopa brändidelt, kes on saatnud siia siis oma tehnilised koolitajad, kes viivad läbi siis koolitusklientidele. Tegelikult neid brände, mida te müüte, on tegelikult ju vaata tuhandeid. Et kuidas te sellise valiku tegite, mille vahel? Valikut ei ole tegelikult, me oleme teinud küsitlusi, küsinud klientidelt tagasiside, et mis on neile huvitav, mida nad soovivad siin näha ja vastavalt sellele oleme siis selle ürituse komplekteerinud. Kui põhjalikult neid igasuguseid brände siis ikkagi tutvustatakse? On nad siiralt mingisugused kindla asjapõhised või ikkagi laiemad? Tegelikult päris palju brände on, mille tegevusala on üsna lai ja me oleme sealt siis välja võtnud mingisugused sellisemad teemad, mille puhul on kõige rohkem küsimusi, mida kliendid soovivad teha, mille puhul tehakse väga palju vigu näiteks kasutamisel, paigaldamisel. Et reeglina need koolitused ei olegi võib-olla suunatud nii palju lõpptarbijale kui töökodadele, kes sellega igapäevaselt kokku puutuvad, paigaldavad. Ja eks me saame ka statistikat oma reklamatsiooni osakonnast, mille puhul tehakse kõige rohkem vigu. Eks me vastavalt sellele üritame siia midagi sellist tuua, mis võiks olla klientidele abiks. Selline süvendatud koolitus toimub Intercarsi poolt juba 3. aastat ja see on hõlmamas järjest uusi piirkondi Eestis. Tegelikult tehnika areng on väga kiire ja maailm muutub selles suunas iga aastaga ja ma arvan, et sellisel asjal nagu need koolitused lõppu ei tule, et asja areneb kogu aeg, me peame ajaga kaasas käima. Seda me üritame oma klientidele pakkuda. Lisaks koolitusele oli võimalik teoreetilise ja praktilise tööpauside vaheajal natukene lõõgastuda ja kogeda, milleks masinad võimelised on. Näiteks oli väljas retrosõidukite näitus. Машин много, на самом деле, с таких старинных, советских, скажем так, но все-таки такие технические машины, специальные, как милицейская, скорая помощь, они очень редкие. И поэтому иметь такую машину, это вдвойне приятно, что такой машины точно ни у кого нет. 5 машин у меня советских и 5 мотоциклов у меня советских. Хотел делать музей, открывать ретро-машин, но пока с помещением проблемы, не могу найти. Сами вы тоже едете на них? Да, каждые выходные дни или теплый день, как сегодня, только летом и катаюсь на них. Есть какие-то еще желания, какую машину надо еще как-то найти, сделать, строить? ГАЗ-21, Волга, Чайка, ГАЗ-13. Чайка, конечно, это моя мечта, иметь Чайку. Samuti võis Saku Suurhalli ees aimu saada sellest, milleks on võimeline ja kuidas näeb välja ühe driftiauto sõit. Masinaroolis vaid 25-aastane, aga selle alaga 6 hooaega tegelenud Mihkel Norman Tults ja Euroopa meistriks klassis Pro.